Tere! Oleme täna pärastlõunal tulnud siia Tallinna Kaarli kirikusse. Miks Tallinna? On arusaadav, Tallinna linnas, mida siis ka saksa keeles Revaliks on kutsutud ja vene keeles Revel, aga eesti keeles juba 16. sajandist on kirja pandud Tallinn. Toompea, sellepärast et me oleme endise Toompea linna territooriumil ja Kaarli, sellepärast et kirik sai oma nime omaaegse Rootsi kuninga Karl 11. järgi. Aga kus me asume? Asume Tõnismäel. Tõnismägi on üks küngast, on aluspõhjaline kõrgendik, veidi madalam kui Toompeas, ega paekivikihid ei ole siin esindatud, küll paekivikihtide all olevad liivakivi ja ka tihti on emargilliidikihid. No, Tõnismägi on huvitav piirkond. Siin on leitud tema nõlvadelt, näiteks sealt poolt, kus on Prantsuse saatkond ja seal on mõningad kultusekivid leitud. On leitud ka vanu asulakohti näiteks Roosikrantsi tänavalt, aga Tõnismäelt endalt paraku ei ole kultuurkihti säilinud. Linna kindlustuste ehitamise 16., 17., 18. sajandil kaevati need kihid maha. Ja me teame, et üks Eesti ajaloolasi ja arheolooge Marika Mägi on teinud ka hüpoteesi, et just Tõnismäel võis asuda äkki see eestlaste linnus, mille siis Taani kuningas 2019 ära võttis. Ta on erinevaid viiteid toonud selle kaitseks ja üks on ka muidugi see, et nõlva all olid allikad ja ka praeguse Maakri tänava lähedal olnud Härjapea jõe suu ei jäänud väga kaugel, igas asulas on ju ka mageveele ligipääsu vaja. No selle kohta on nüüd väga raske öelda, kuna siis võib-olla tuleks meie Linda ja Harju mäed läbi kaevata, vaadata, kas seal on siis leida, kuna tõenäoliselt suur osa siit maha kaevatud pinnasest sinna kokku kuhjati. Aga igal Toompeast me lõuna pool asume. Ja kus see Tõnismägi oma nime saab? No ikka Püha Antoniuse järgi, kes oli Egiptuse erak ja üks munkluse alusepanijaid, kes elas 3. ja 4. sajandil pärast Kristust. Oli pika elueaga, aga tuntuks on saanud Püha Antoniuse kiusatused, mis ta siis ära võitnud olid. Seetõttu võitu tema kiusatuste üle näitab ka temaga saatjaks olnud siga ja teame, et ka antoniidid olid tuntud seakasvatajad. Veel oli ta kerjuste kaitsepühak, kandis oma hõlmal T-tähte, mis on siis kreeka keeles esitäht sõnast Jumal ja sealt ka Antoniuse rist, mis on T-tähe kujuline. Sakraalehitiste lugu algabki ka keskajast. 14. sajandist on juttu siis Püha Antoniuse või Tõnise kabelist siinsamas Tõnismäel. No, millest käis nimi? Täpselt asukohta ei oska öelda, jälle sama põhjuse kultuurkiht pole säilinud. Võib oletada, et ta on praegusest kirikust lõuna poole olnud. Võib-olla Rahvusraamatukogu taga kusagil seal, aga ei oska täpselt öelda ja ei ole ka siiamaani mingid kindlaid leide. Teada on läbi keskkonda remonditud ja arvatavasti see kabel, ilmselt ka selle juures olnud kalmistuga, siis kisti maha Liivi sõdade ajal. Aga ikka, et linna müüri ees ei saa lubada ju püsiehitisi. Teiseks võib oletada, et äkki oli siin ka mingi muinaseestlaste kultuskoht. No jällegi ei oska öelda, tõendeid selle kohta pole, aga juba teada on see, et kui omal ajal üks anglid ja sakside Suurbritannias missionäär Augustinus, mitte see Augustinus Siporigias oli, aga samanimeline mees hilisemast ajast pöördus Gregorius Suure poole, et mida teha, kui ristitud anglid ja saksid tahavad teha oma hiidvesse kirikuid, öeldes, aga loomulikult see ongi õige koht. Nii et ka niimoodi on Eestimaal see toimunud. Aga jällegi, siin võib ainult oletada, aga Antoniuse kapelli olemasolust on tõesti kirjalikke märkmeid. Nüüd läheb veel mõni sajand mööda. Maa hakkab kosuma Liivi ja Poola-Rootsi sõdade mõjust ja on aasta 1636. Gustav Adolf, kes on sekkunud 30-aastase sõtta ja teinud Rootsi suurriigiks, langeb sel aastal Lütseni lahingus. Aga kuigi ka meie maa on Rootsi riigi koosseisus olles sõjas, on õnneks sõjatanner meist kaugel ja juba ka üle 10 aasta on Põhja-Liivimaa Rootsi võimu all, seega maa on kosuma hakanud.
Ja selle üks näiteid on ka see, et Toompea lossis alustatakse jumalateenistuste pidamist ja Martin Killeus on õpetaja siis Soome kogudusele ja Eesti kogudusele. No tõenäoliselt oli ka keskajal. Tuletan meelde, et keskajal olid ladina keel, mis oli ametlik kirikukeel, rahvakeeled, nii saksa kui eesti keel kiriku seisukohalt. Et arvatavasti oli kõikides Tallinna kirikus, ilmselt ka Toompea ja siis Neitsi Maarja kirikus peetud ka kohalikele eestlastele jutlusi. Aga nüüd hakatakse pidama siis omaette, kuna rahvused hakkavad ka omaette hoidma. Ja isegi kui siis teatada, et Toompea lossis. Miks soomlastele ka? Soomlasi oli palju Rootsi garnisoonis. Aeg läheb edasi ja selgub, et eestlastel vaja oma kirikuhoonet ja 1670 ehitataksegi puidust kirik. Jällegi praegusest kirikust lõuna poole, ilmselt sinna, kus haridusministeeriumile kuuluvad hooned on Hariduse tänava ääres. Siis Kreeka risti kujulise põhiplaaniga, mis ei ole üldse Eestimaal luterlike kirikute puhul väga tavaline kirikuhoone. No seal on ka kalmistu, mida veel ka hiljemgi kasutatakse ja selle kalmistu oli nüüd hiljuti just välja kaevamised, kui tehti Pärnu maanteele sinna Hariduse ja Roosikrantsi tänava vahele, kus ka Kerese monument on, ehitati uus maja. Teada on, et sellel kirikul on olnud ilusa ja hea kõlaga kell. Kuna Rootsi kuningas Karl 11 on selle kella viinud ära Stockholmi ja asemele kinkinud 2 kella, millest üks on praegu meie kiriku põhjatornis ja kus on ilusti kirjas, et selle kiriku kella on siis andnud Rootsi kuningas Karl 11 1696. aastal kella asemel, mille ta viis Stockholmi. Kas see Stockholmis see kell on säilinud ja veidi kahtlane, kuna just sel ajal toimub Stockholmi kuninga lossis suur tulekahju. Mida võivad kõik, kes lähevad sinna Tre Coronori lossi muuseumisse kuninga lossi allkeldrites ja alumises ruumis vaadata, seal on juttu sellest tulekahjust. Et väga võimalik, et ka meie kell seal hävis. Aga asemele saadakse 2 kella. No nende lugu on ka iseenesest huvitav, kuna 1710 pistakse Põhjasõda täies hoos ja kui Vene sõjavägi läheneb Tallinnale, siis jällegi antakse käsk linnakindlustuste esised alad püsiehitised hävitada. Nii läheb tuleroaks ka Kaarli kirik. No väidetavalt on samas säilinud 1 uks. Aga need 2 kella, need viiakse enne kiriku mahapõletamist toomkirikusse. Ja kui hiljem Kaarli kirik uuesti valmima hakkab, siis küsitakse need kellad tagasi, aga toomkirik vahepeal rüütelkonna kirikuks saanud ja rüütelkond on nüüd kindlasti veendunud selles, et ta annab need kirikud tagasi, kellad tagasi ainult sellisel juhtumil, kui Kaarli kogudus jääb luterlikuks koguduseks. No me teame, et Eestis on toimunud ja ka tollal jätkus veel usuvahetusliikumine, kus paljud Eesti soost inimesed läksid üle siis õigusku. Aga nagu öeldud, siis kirik jääb linnakindlustust esisel alale ja siia ehitatakse 2 suurt bastionit. Tallinnas kannavad bastionid Rootsi ajal Rootsi provintside nime. Siis Rootsi Svea bastion ja Ingeri bastion on meie juures. No praegu vastavad Linda ja Harjumägi. Mis saab kogudusest pärast kirikuhoone mahapõletamist? Pärast sõda ja katku ja näljahädasid ei ole linnas nii rahvast, et kirikut taastama hakata. Aga kogudus esialgu säilib. Arvatavasti käiks jälle koos Toompea lossis. Võib-olla ka toomkoguduse Toompea hospitalis. Me teame, et hiljem on Toompea Vastemaja hospital seal Wismari tänava juures, kuna viimane õpetaja siis Peter-Johan Vass nimetab seda hospitali kogudusesse kirikuks. Aga juba 1724 osa koguduse liikmeid läheb siis alllinna Eesti kogudusse, see on Pühavaimu kogudusse. Ja kui 1739 Vass kutsutakse Rakverre, siis ka viimased liituvad Pühavaimu kogudusega, sellega on siis Kaarli kogudus tolleks ajaks katkestanud tegevuse. Nii et põhjasõjaaegne järgne aeg oli siis karm, aga 1739, me teame, on ju teistpidi tähelepanuväärne aasta, ilmub ju eestikeelne piibel täies mahus. Veidi varem, 1715 oli ju avaldatud põhja-eestikeelne Uus Testament. 1686 siis Kuus kirikul alles 16-aastane oli Lõuna-Eestis vastne testament avaldatud Lõuna-Eesti keeles. Aga aeg läheb edasi, toimuvad Krimmi sõda,
Aga enne seda juba Tallinnas hakkab tekkima mõtteid Krimmi sõja algaastatel, et äkki oleks vaja teist kogudust. Ja Eesti kogudust või uut kogudust pühavõimu asemel, kuna pühavõimu kirik hakkab väikseks jääma. Juba 1851 toimuvad korjandused uue Eesti kiriku ehitamiseks Tallinnasse. Nüüd tekib probleem, et kuhu ehitada, kas Toompea linna territooriumile või alllinna territooriumile. Nimelt on tollal 2 linna Tallinna territooriumil. Alllinn, mida valitseb Raad ja Raad on ka pühavõimu Eesti koguduse patrooniks, ja Toompea linn. Toompea linnas siis on rüütelkonna mõju, seal on ka kuberneri loss, kuberneril on tähtis roll. Seal asub ka koguduse Eestimaa konsistoorium, tollal veel Tallinna alllinnal oma konsistoorium. Aga seal on ka Toomkild, mis ühendab siis Toompea käsitöölisi. Ja Toompea linna kuulub muidugi Toompea ise, Tõnismäe mägi ja piir läheb mööda Hariduse tänavat umbes praeguse Swedbanka juurde, kus siis nende 2 linna piiril oli ka üks Tallinna tuntumaid võllamägesid ehk Kaake. Nüüd tekibki küsimus, et kuhu see kirik ehitada uus, kas Toompea territooriumile või alllinna. No alllinna Raad on kindlalt seda meelt, et läheb alllinna ehitada. Samas Toomkild pakub krunti. Ja pärast Krimmi sõda on Tallinn ju kindluste nimekirjast välja arvatud, järjest hakkab Vene keisririigi riigivõim üle andmas linnale ja ka Toompea linnale siinseid muldkindlustusi. Nii on ka Pontus della Gardie reduut ja selle taga Toompea poole olev Wismari Ravelin üle antud. Ja üheks krundiks valitaksegi just Pontus della Gardie reduudi ala. No allinn siiski leiab, et nemad kannavad ka pühavõimu kogudusele enesevalitsemise õiguse, 1860 tuleb õiguse, et nad võivad konvendi teha, algul mõeldakse ümber ehitada pühavõimu kirikut, siis sellest loobutakse, hakatakse vaatama, kas mitte teha karjavärava ette, seal on pinnas liiga pehme ja siis tehakse tollase heinaturu ette, mis on Harju värava juures, kus praegu asub Jaani kirik ja nii, et ta pannakse nurgakivi 8. oktoobril 1862 Jaani kirikule, mis pühitsetakse 17. detsembril 1867 ja valmib. Aga samal aastal 1862 on tehtud otsus ka koguduse pooleks jagamise kohta ja 556 inimest läheb siis asutatavasse kogudusse, mis läheb Toompea linna territooriumile. Nurgakivi pannakse praegusele Kaarli kirikule 28. oktoober 1862, see on 20 päeva pärast Jaani kiriku nurgakivi panekut. Projekt on tellitud Peterburi arhitektilt Otto Pius-Ipjuselt ja katuse konstruktsiooni teeb Rudolf Bernhardt. Katuse konstruktsiooni makett on ilusasti meil arhitektuurimuuseumis olemas ja saage aeg-ajalt käis vaadatav. Kiriku ehitamine, nagu öeldud, hakkab 1862. Ehitusluba saadakse sama aasta 15. mail ja kinnitakse ka koguduse põhikiri ja Kaarli kogudus saab ka iseennast valitsevaks koguduseks ja konvent tuleb siis 9. septembril 1862 kokku Toomkildi saalis. Miks Toomkildi? Kuigi meil ei ole Kaarli kogudus sellist patronaadi õigust, kus patroon võiks valida vaimulikku, vaid koguduse täiskogu saab valida õpetaja endale. On siiski asjaajamise korraldamiseks hea, kui oleks patroon ja kaaspatroon, kuigi nende võim on üsna väike, patrooni määrab rüütelkond, kaaspatrooni Toomkild ja üks mees, kes siis väga palju aitas kiriku ehitusele kaasa nii oma annetuste kui ka ehitus- ja ettevalmistustöödega, oli Erich Valk. Tema oli mees, kes oli pärit Järvamaalt, tulnud Tallinnasse, saanud siin puidutööstuses kätt proovida klaveris ja väga edukas klaveriehituses ja väga edukaks ettevõtjaks osutus. Saab hiljem Toomkildi oldermanniks ja sisuliselt tegelikult sellega Toompea linna kommunaal- ja majandusasju korraldavaks meheks, ega võib öelda, et Toompea linnavalitsuse ülesandeid täitvaks meheks koos oma Toomkild Toom-Maarja kildiga. Ja temast on siis väga vahva ilus portree, mille tema pärijad kinkisid Kaarli kogudusele meil Käärkambris. Ja temast on pärit nime saanud ka Valkpark ja Valgi tee
nii Valgpargi rajas tema kui ka Valgi tee ja Valgi tee ta lubas ehitada 20, mingi kindla tähtaja jooksul. Ta sai tee valmis 28 päevaga, pidades siis Tallinna tolleaegse sõjaväekomandandi ja Kihle komandant pidi oma kulu ja kirjadega tegema komandandi tee ja siis Toompealt alla, kui ta Kihlveo kaotab. Nii et väga markantne tegelane. Ehitusmeistriks on Põltsamaalt pärit kooliõpetaja ja mitmete kirikute ehitusmeister Peermann. Üks tema poegadest on sel hetkel Eesti Üliõpilaste Seltsi ka vanem. Siis kuna veel tahtsid veel Iroonia korporatsiooniga teha endale lipuvärvid valisid, kes lipu pühitsemisel Otepääl on lipuhoidja, hilisem Järva Peetri koguduse õpetaja. Ehitus algab, aga ehitus ei lähe sugugi nii libedalt. Ikka nagu raha saab mõnikord otsa. Ja lahti pääseb selle see, et vaatamata annetustele, mida prüütelkond, mõned suurristinnad, kodanikud ja ka inimesed korjavad, on ehitus siiski kallis ja hiljem võetakse laenu Peterburi Rooma katoliku koguduselt ja 1905. aastaks makstakse laen tagasi.